Nii, ilus kevadine ennelõuna. Annaks siis jälle vahepeal ülevaate, et mis meil töökojas uudist on praegu. Et hakkame siit järjest minema, masinaid on päris palju. Siin kõigepealt on üks 900 korda 1500 selline pisem masin. See on ühele Tallinna kliendile valmis välja minema. Juba nii-öelda ära ostetud, nüüd ootame, kuna klient saab siis ära viia. Ja see järgmine masin, see on nüüd üks laserpink. See läheb Pärnusse ühele kliendile ja see on ka nüüd põhimõtteliselt ootab välja saatmist ja ülespanekut. Et meie juures on ta ära testitud, ära kontrollitud kõik. See on selline kinnine lasermasin, 3 kilovatise fiiberlaseriga siis. Lõikab kuni, ütleme seal paari sentimeetri paksust musta metalli või kuni 10-12 millimeetri paksust roostevaba. Nii, panen kaane kinni. Selline kompaktne siis. Nii, kui siit edasi minna mööda rivi, siis siin on meil tegelikult üks laomasin, mis on siis soovi korral vaadatav või kui kellelgi on huvi, siis ka saab nii-öelda rääkida, et seda saab osta. See on siis 1,5x3 frees tööriista vahetusega. 8 tööriista kohta seal taga tal paistavad 9 kilovatise spindliga. Nii, siit edasi minnes ka üks laomasin. See on 1,5x3 laserlõikur 2 kilovatise fiiberlaseriga. Et tema on siis siukene, ütleme kuni 12-14 millimeetrit musta metalli. Soovitav küll pideval lõikusel kasutada vähem, eks ole. Et see on siis maksimum. Seda me oleme siin ise häälestanud, testinud, kokku pannud ja mingid proovitööd on tehtud, nii et see on ka, kes soovib, võib vaatama tulla, kes soovib, võib siis ka osta, kui on kellelgi huvi. Nii, siit ridamööda edasi minnes seal taga sinine paistab üks suur õhupuhasti, mis on siis just laseri lõikegaaside õhu puhastamiseks. Nii, siin on üks asi paki sees. See on 2x4 mõõduga freespink siis ka automaatse tööriista vahetusega. See on nüüd ühele kliendile juba müüdud, et klient palus, et see komplekt kokku pandaks tema juures, kuna tal on seal värav nii kitsas, et seal kokku pandud kujul masin ei mahu läbi. Et siis katsume selle seal siis pärast ruumi sisseviimist kokku panna. Nii, taganurgas on veel üks laserseade. See on ka meie enda lattu, see ootab oma järge seal. See on 6-1 selline lehtmetallilõikur, torulõikur, lõikab ka siis ütleme vineere, mingid kartonge, vahtusid, nüksid asju. Selleks on tal eraldi laser. Ja siis ka laserkeevitus tegelikult on selle sama seadmega tehtav. Et see on päris huvitav, vaatame, kui me ta pakist välja saame, kokku saame, siis saab võib-olla mingi eraldi video teha. Seal taganurgas on veel paar kompressorit, kruvikompressorid. Seal samuti. Nii, nüüd siin kile sees on ka üks freespink. See peaks nüüd olema 2x3 tööalaga, siuke päris hea varustusega. See on nüüd meie enda samuti laoseade, ootab lahtipakkimist. Nii, seal taga see tumehall, helehall on siis 600x900 pisike, aga täiesti täisväärtuslik freespink. Ja temal on siis peal ka selline, kuidas ma ütlen, treipingi tüüpi 4 telg, et saab ka mingisuguseid, ma ei tea, poste, võlle, ümaraid detaile, hammasrattaid kas või saab siis selle abil siis nagu teha selle masinaga. Ja see on ka meil laoseade, et kui kellelgi huvi just sellist väiksemat masinat soetada, et siis võib küsida. Nii, seal üleval riiuli peal on veel mõned lasermasinad või freespingid väiksemad, mõned õhupuhastid. Nii, ja siin on juba kõik kliendi asjad, et siin on üks Harjumaa tuntud tööstusettevõte, kes siis tellis endale 2 seadet
See on meil 2x5 meetrit freespink, kus on siis lisana ka vibronuga. Vibronuaga saab siis lõigata vahtusid, kartonge, ma ei tea, nahkatekstiili, selliseid asju. Ja freespingi osa on siis 9 kilovatise spindliga tööriista vahetusega, 10 tööriista kohta peaks olema sellel. Jah, 10. Vabandust, isegi 12, et siin on siis trummel, kus nad on ilusti näha kõik. Et selle kokkupanemine on ka siin juba üle poole. Käib meil siin häälestamine, kontrollimine, et tegelikult see on varsti siis valmis üleandmiseks. Ja sama ka järgmise masinaga. Et samale kliendile on siin siis ka üks selline eriotstarbeline frees. Et see on siis selline plaatmaterjali servatöötluse masin. Et plaat käib siis selle töötasapinna peale siin, eks ole. On ta siis plastik, mingisugune vineer, MDF. Ja siis spindlid lähevad siit külje pealt ja siis saavad sinna plaadi serva sisse teha siis kas mingid tapipesi, puuringuid, süvendeid. Ja tal on 2 spindlit siis, mis korda mööda saavad siis neid asju teha. Nii et nagu te näete, masinaid on päris palju, tegelikult on veel juurde tulemas, nii et me loodame, et me saame siin mõned asjad enne uksest välja, kui järgmine konteiner tuleb. See on siin juba lähema nädala 1,5 küsimus. Et praeguseks siis kõik.